Mis on ühist 5 tollisel, euroalusel ja Huawei Mate 10 Pro'l? Tšau, mina olen Gert ja viimased pea nädal on minu taskus olnud Huawei Mate 10 Pro. Mis ma tast arvan? Nimi Huawei veel hetk tagasi tähistas odavaid, kuid mõistliku riistvaraga telefone. Olles tänaseks üks maailma suurimaid telekommunikatsiooniettevõtteid, on see loogiline, et ka tema teeb suuri samme, et astuda premium-klassi telefonide marketile. Mate 10 Pro on kallis, nagu ka eelnevad telefonid, mida me oleme üle vaadanud, kogub rämedalt sõrmejälgi ja erinevalt paljudest teistest on kasvatatud laiusesse, mitte pikkusesse. Komponendid on korralikud, nagu võib eeldada selle hinnaklassi telefonist. 6 giga RAM-i, 8-tuumaline protsessor, mida nad toodavad ise ja millel on täiesti hääldamatu nimi, 3 kaamerat, 6-tolline AMOLED-ekraan, 4000 mAh akut, palun aplausi, Android 8.0. Aga räägime plussidest ja miinustest. Mis on positiivne? Jõudlusest puudu ei jää. Saab kõigega perfektselt hakkama. Suure mahutavusega aku, mis tegelikult võiks olla täna standard kõikidel suurtel telefonidel. Tagumisel paneelil asuvad kaamerad on head. Sõrmejälje lugeja on üks parimaid, mida me oleme testinud ja täiesti õiges kohas. Vett ja tolmu ta ei karda ning kiirlaadimine on vinge ja kiire. 30 minutiga pea 58%. Mida aga oleks saanud natukene paremini teha? Asetasin ta juhtmevaba laadija peale ja mis juhtus? Mitte midagi. Peale pikka iPhone'i ja Sony kasutamist ei tundnud puudust, aga peale Note 8 sain aru, et tegemist on 2017 standardiga. Ekraan on okei, aga selles hinnaklassis eeldan mina wow'd. Mate 10 on ilus ja läikiv seniks, kuni ta karbis on. Kui seda välja võtad, on ta hetkega täis tolmu, sõrmejälgi, rasva ja kurat teab mida. Eraldi tehisintellekti kiip, mis on kihvt sõnakõlks kuskil suurel bänneril, aga siin ma rohkem ei peatu. Ja see aku, mis on kolmandiku võrra suurem kui Note 8, 1000 mAh rohkem akut, mina vahet ei näinud. Ja natukene Mate 10 Pro kaameratest. Tarkvara näeb välja väga keskpärane, aga samas kasutades on saanud temast minu üks lemmikuid. Kõik on lihtsalt leitav, loogiline, kättesaadav ning toob lauale paar väga kihvti võimalust. Kaameraid on tagumisel küljel 2. Üks neist annab värviinfo, teine aga väidetavalt detaili. Pildid on kenad, teravad ja nende tunnetus on hoopis midagi muud kui teistel telefonidel. Esimese külje 8 megapiksline kaamera ei ole midagi erilist, kuid teeb oma asja ära. Aga mis ma temast arvan? Mate 10 Pro on kallis, läikiv ja ma tõsiselt nautisin tema kasutamist. Eriti pean ma välja tooma tema kaamerad. Sellel mustvalgel kaameral on mingisugune maagia, mida ma ei suuda sõnadesse panna. Kurbusega pean tõdema, et see telefon on lihtsalt telefon. See telefon ei ürita olla teistest mäekõrguselt parem. Kellele on Mate 10 Pro? See on inimesele, kes tahab natukene eristuda iPhone'ide ja Samsungite maailmas. Ja see on inimesele, kes tahab teha natukene kunstilisemaid pilte. Subscribe'ige, likeige ja kirjutage alla kommentaaridesse, millistest toodetest me peaksime veel ülevaateid tegema. Aitäh!